Ja mitte kuni, vaid siis nagu ongi 15% soodsamalt, mitte et sul on seal 1-15, vaid loosi tahtel, vaid ongi -15% soodsamalt. Holistiline eluviis ja see vaade. Ja. Palju on sellest räägitud, sellest holistika instituudist, holistilisest eluviisist, holistilisest lähenemist, inimene on tervik ja bla. Aga see ei ütle mitte midagi. Sõna holistiline ise juba ei ütle mitte midagi mulle. Mul on, kui ma kuulen esimest korda kuulsin sõna holistiline, siis minus tekitas ikkagi see kohe nagu sellise medikamendi ja raviasutuse nagu termini, et kuidagi nagu, et ma ei saanud nagu aru, et holistiline tervendamine, et nüüd on siis mingid muud meetmed, et ma ikkagi peab tegelema, sest ma olen katki. Millistes väärtustes ja valikutes või põhimõtetel siis see holistiline eluviis sinu jaoks nagu põhineb? Minu jaoks. Või siis, no ütleme sinu jaoks. Ja muidugi. Räägime sinust üleüldiselt. Aga sinu jaoks, mis see tähendab? Minu jaoks tähendab siis seda, et ma vaatan suuremat maailmapilti ja vaatan põhjuse teket, mitte tagajärge ainult. Et see sama, millest me rääkisime, et me oleme tulnud siia esivanemate, ma ise ütleksin, et esivanemate mustreid muutma, mis meid enam ei teeni täna, sest aeg on muutunud ja ei ole enam mingis, ma ei tea, mingid asjad on muutunud nii tugevalt, siis näha neid, sest mina ise usun, et ma ei ole esimest korda siin maa peal, kindlasti mitte, minu hing mäletab. Ja kui ma tahan elada oma hingega nii-öelda siis kooskõlas, siis ma pean aru saama, et vähemalt mina niimoodi, et sellel on suurem põhjus ja kuidas seda siis endale meeldivamaks teha ja selles suhtes holistiline eluviis on ülivinge minu jaoks. Ma olen lihtsalt natuke tundlikum kui võib-olla mingi iga teine, kuigi ma ise usun, et meil kõigil on oma tundlikkus, et kas me oleme selle kinni keeranud või taas avanud või mida iganes, et siis ma täna elan enda elugi niimoodi, et mul oleks hea olla, hoian enda keha, hoian enda närvisüsteemi, hoian ennast seal, kus mul on hea olla, et tihtilugu ma olen harjunud hoidma ennast, ma ei tea, mingi 35 aastat kindlasti hoidsin ennast kuskil kohtades, kus mul oli nii ebamugav olla, aga see oli minu jaoks okei, sest ma ei olnud midagi muud kogenud. Siis täna ma vaatan kogu aeg enda sisse. Jah, seal on väga õhkõrn piir, et ma olen ise käinud sellises hästi vaimses augus või kuidagi, aga ma pidin seal käima. Aga õnneks ma tulin sealt välja, sest ma olen siin füüsilises maailmas, on ju. Et minu jaoks see holistiline on siis vaimse ja füüsilise tasakaalu leidmine. Et ma ei saa olla ainult vaimne, sest ma olen ju siin ka. Minule see ei toimi. Ma ei saa olla ainult vaimne. Ma ainult hõljun, olen sen, Buda. Ma ei saa. Ma tahan nagu kogeda ja olla siin selles kuidagi inimestega siin ühes paadis ja mulle väga meeldib see täna, aga ma käisin lihtsalt vaimses kohas ära, et kus ma jäin, päris tükk aega olin seal, sest ma saangi aru tänaseks, et minu vaim oli natuke katki. Vaimselt olin natukene nii-öelda katki, aga keegi ei pea vaimselt katki jääma. Katki on ka halb sõna, ma ei olnud katki, vaid ma olin haiget saanud ja tänaseks siis selle ära tervendanud. Ja kui ma ei teaks holistilist eluviisi, mis see holistiline eluviis kõige rohkem minu jaoks on see, et need tundlikud inimesed minu jaoks hakkavad rääkima mingeid lugusid. Et need, kes holistika instituuti jõuavad, need, kes nad on harjunud siis peas elama, aga nad tahaks südames elada, siis neil on hästi palju lugusid ja uskumusi. Ja siis nad saavad neid nii-öelda seal teraapias vabastada. Nad leiavad selle algtõe ülesse, mis tegelikult seda lugu siis hakkas nii-öelda
tootma ja nad saavad vabaneda sellest, et ma olen ise regresseerunud ikka väga mitmeid kordi ja muutnud need lood ära iseendale paremaks versiooniks. Ja see ei käi nii, et ma teen mingi klõpsu ja nüüd ma räägin seda lugu, vaid see käib läbi keha. Ja seda siis see holistiline minu jaoks tähendab, et kui ma tahan midagi täna muuta, siis ma saan muuta seda holistilises regressiooniteraapias. Ma saan minna ajas tagasi ja luua selle pildi, selle mälestuse täna enda jaoks meeldivamaks. Ja see tervendab mind. Ma olen ise seda kogenud. Ma olen mingisugune 30 korda käinud seal läbi selle aja. Rändamas? Jah, rändamas. Aga nüüd sa andsid jälle materjali vaata, kus keegi saab kinni võtta ja me läheme jutuga saate algusesse. See, kes on heiterein ja saab kinni võtta ja öelda, et mis bullshiti sa jälle ajad. Et täiega võib öelda. Jah, aga ma küsin nagu selle nurgalt just vaadatuna, et aga kuidas seda holistilist eluviisi või lähenemist või neid väärtuseid rakendada siis täna nüüd siin füüsilises maailmas, mis see praktikas nagu tähendab, et kas ma tegelen siis teema toitumis, mitte teisi valikuid või see, kus ma suhtlen lastega või see, kus ma suhtlen iseendaga või on mingid eluviisi, mingid harjumuste muutmised või praktikad või kuidas see praktiliselt välja näeb siis see holistiline elamine versus tavaline nii-öelda? No minu jaoks tähendab see seda, et ma teengi muutuseid endale vastavalt. Et kui ma tunnen, et kurat, et nagu mingi sama koht kogu aeg, ma ei tea, mingi 4 nädalat on mingi üks sama kivi kuskil hõõrub mul kingas ja siis mul on valik, kas ma panen siin, võtan selle kivi on ju välja. Teine asi on see, et võib-olla siis see auk jääb ikka siia jalga on ju, et võib mingisugune asi, et kas ma panen sinna plaastri peale, ootan lihtsalt, et see ära läheks ja siis järgmine kord jälle see sama kivi on ju. Et minu jaoks on see, et ma otsin selle põhjuse üles, mis asi see hõõrub minu sees. Mis asi see on siis? Miks mul on nii, ma ei tea, kas või, ma toon jälle kõige sügava, ma ei tea, miks ma enda isaga läbi ei saa siis? Isa andis mulle elu, ma ei saa läbi temaga, ta on ikka nii nõmena. Aga holistiliselt saab seda vaadata ju enda läbi enda. Mis koht see siis on? Kas sa oled endale andestanud? Kas sa siis tahad isaga suhelda? Vahest ongi nii, et okei, ära suhtle siis, Aga tihti me ei vaata ennast, me räägime kogu aeg teistest, nagu need kommenteerijad seal. Tavai, et ma ei tea, mis ta seal ütles on ju. Vaata palun korraks endale otsa, mis koht see sinust trigerdus, mis koht see on ja minu jaoks ongi see holistiline vaade, kui ma oskan ennast vaadelda. Kui ma oskan endas leida neid asju toota, mulle see koht ei meeldi, aga ma midagi ei muuda ka. Tavai, lasen ikka samamoodi edasi. See ei ole holistiline. Holistiline on see, kui ma tunnetan nii. Mul on see emotsioon. Kas ma siis olen aus, räägin inimesega lihtsalt, mis on ka ju tore ja tervendab juba seda väljendust ja kuidas ma siis seda teen ja kõik. Seal on nii palju tahke sellel holistilisel poolel minu jaoks, et seda ei saa tuua praegu siin ühe võttega ära, et tavai, et holistiline on see. Mina tunnen, et holistiline on see, et ma vaatan maailma läbi enda, aga mul ei ole ainult see, et mul on klapid peas, et ainult minu tõde on kõige õigem, nagu me siin rääkisime, et see nibu on seal nii õige, ülejäänud on kõik bullshit, vaid ma hakkan vaatlema, näiteks see raamat, mis see taevane ettekuulutus, siin on ilusti räägitud sellest, et kui sa kohtad kedagi oma eluteel, see ei ole juhus, vaid see on ettemääratud koht ja sina nüüd saad vaadata seda nii, et see pea kõike selle inimese juttu meelde jätma, näiteks ma ei tea, vestlete seal pool tundi, vaid need olulised kohad, mis sinus käivitusid, mis sinus tekitasid võib-olla hea tunde, võib-olla halva ja siis hakata vaatama, et oota, aga mis koht see oli nüüd? Mõistad, mis ma mõtlen? Ja siin ilusti ütlebki, et me ei pea kõike jätma meelde, ilgelt nüüd on see kell see ja nüüd oli see ja too see, need lood ei ole olulised, vaid läbi enda kogemine, et oota, ta ütles mulle selle sõna. Oota, ja siis ma nägin seda sõna just natuke aega tagasi veel, oota, mis see sõna nagu, miks see sõna mulle ette jääb praegu? Mina elan siis nii, et märgid on olulised ja kõige olulisem siis südame järgi elamine, et
mul võib olla igasugust mõtteid, igasugust tundeid, aga kui süda ütleb, et tule Kris Kala podcasti, siis ma tulen. Ma ei tule siia mingi teise põhjusega, et umbes, et jess, et nüüd ma saan kuulsaks, nüüd ma mingi, kõik näevad mind, saavad kommenteerida mingi, ei, ma tulen südame järgi. Mul on põnev, ma tahan tulla siia ja südamest nagu seda kogeda. Ja minu jaoks ongi siis võib-olla holistiline see, et ma elan enda kehas, elan enda teadvuses, elan südamega kooskõlas. Ja see ei ole alati kerge. See ongi see koht, miks inimesed hakkavad kommenteerima, mis pläusti see ajab. Tule südamesse. Tule südamesse ja ela oma südame järgi. Ja kogu aeg mõtle, et maailm on veel suurem, kui ainult see sinu nina ette nägemine on. Et minu jaoks holistiline on terviklikkus tähendab seda, et meil on kogu aeg mingi, kogu aeg on halb sõna. Me võime sellesse ka kinni jääda, kui me nagu mõtleme selle peale, et ma olen näinud igast inimesi on keegi jääbki kinni kuskil, et mina olen ilgelt tark ja sina oled hästi loll nüüd. See ei ole see. Kui sa näed suurt pilti, sa oled kõigiga võrdne ja sa elad oma südame järgi. Ja me kõik oleme tegelikult inimesed lihtsalt. Et minu jaoks on see holistilisus, et ma suudan inimesi vaadata läbi südame ja läbi keha kogeda iseennast. Kõik endas vastu võtta, mis ma olen. Ja kuidagi alati on ju see, et see, mis on minust väljas, see on minu enda peegeldus. Sest kui ma praegu sind vaatan või mõtlen sinu peale, siis kui minu kõrval oleks keegi veel, siis ta sind absoluutselt niimoodi ei näe. Kindlasti mitte. Ja, me kõik näeme erinevalt ja nii äge on see. Minu jaoks on see holistiline, et me kõik olemegi tervik. Et see kõik oleme üks. Minu jaoks see ongi holistiline. Kui rääkida holistikast, siis me tegelikult räägime ikkagi tervenemisest või mingist teraapia vormist ja neid teraapia vorme on kuhjaga. Täiega. Need tekib ainult juurde ja paratamatult ka minu kogemus nende erinevate teraapiatega on olnud siiamaani korduvalt see, et need erinevad teraapiad ja vestlused siis terapeutide või coachidega või ka vestlused iseendaga enda päevikusse viivad lapsepõlve. Yes. Ja siis tuleb sisse termin ka sinu sisemine laps. Nüüd tuleks selle sisemise lapse kontseptsiooni juurde natukene rohkem, et mulle tundub, et see sisemine laps, kõrgem mina, minu varjupool, ja mis iganes veel need terminid siin on, et neid on nagu teinekord väga keeruline mõista. Sest nendest tõenäoliselt ei räägita võib-olla nii palju, kui vaja oleks, võib-olla ei räägita nii hea nagu lahti selle mõtestatusega ja võib-olla on ka vähem nagu levinud teemad või asjad, millega tegeletakse. Aga tuleks nüüd selle sisemise lapse juurde. Kuidas sina kirjeldaksid sisemist last ja mis see tähendab ja kuidas seda osa endast paremini mõista ja ma ühendan selle küsimusega, et miks on oluline enda sisemise lapse tervendamine? No kui me tahame kogeda elus rõõmu, autentsust, ehedust, siirust, et meie tervis oleks korras, et me suudaks olla mängulised siin elus, siis me peame lihtsalt oma sisemise lapsega ühenduses olema. See on vähemalt minu uskumus. Keegi võib täiesti praegu tunda, et see ei ole nii. Mina isiklikult tunnen, et see on nii. Kui ma enda sisemise lapsega kooskõlas ei ole, teda ei kuula, talle ei paku seda mänguplatsi ja seda mängu välja, mida ta siis on igatsenud või siis ma ei ole rõõmus. Et siis ma olen kindlasti kurb. Ma olen ise olnud kurb. Ma olen enda sisemist lapsest väga eemal olnud, sest oligi see koht, kus ma ei tahtnud mäletada oma lapsepõlve. Ja see tähendabki seda, et ma olin enda sisemisest lapsest eemal. Hakkasin mingit rada käima, mul oli liiga valus sinna vaadata, liiga paha. Siis täna ma olen ühenduses, mul on veel niisugune äge, tore, et kui ma söön jäätis, siis mul ei ole mingit
nagu paha tunnet, sest mu sisemine laps tahab jäätist ja ma valin selle. Aga seal on ka see, et oota, nii palju jäätist ka nüüd ei saa, et muidu oota, ma olen ikkagi naine ka, et seal on see piir. Aga mina ise täna tunnen, et ma olen väga heas kontaktis enda sisemise lapsega. Võib-olla kõige rohkem takistab olemast see, kui ma olen enda lastega koos ja nad tahavad minuga mängida. Ma iga kord ei saa enda lapsega sees kontakti. Et on ka selliseid hetki, kus ma tunnengi, et mul on mingi vana inimese programm peal. Ei suuda minna hüppama batuudile, ei suuda nalja teha lastega. Mingi lugu mängib peas, mis ütleb, et ma praegu ei saa sellest läbi minna. Siis on ka okei öeldagi, et kuule, ma praegu ei saa, aga vaadata nagu seda kohta, et kui ma kogu aeg ei saa oma lapsega midagi teha, ma ei saa oma lapsega mängida, ma ei saa temaga olla kohal ilma telefonita, ilma televiisorita, ma ei saa isegi talle silma vaadata näiteks, siis midagi on sisemisel lapsel ju tegelikult öelda meile, et sisemine laps on ülioluline, et just holistilises plaanis ülioluline, et me oleksime tervikud. Sest kui me jätame endast sisemise lapse kõrvale, oleme nüüd ilgelt suured täiskasvanud, siis meis ei ole seda ehedust. Näiteks Tiit Trofimov on ilmselge näide, et vend on minu vend. Ta on enda sisemise lapsega heas kontaktis, mitte alati, aga teatud momentidel on tal jumala hea see huumorisoon, see, kuidas ta kiirgab, kuidas tema silmad säravad, see on minu jaoks peegel, et ta on heas kontaktis oma sisemise lapsega, on ju. Ja ma tean mõndast veel. Aga sisemise lapsega on oluline kontaktis olla just selle pärast, et kui me ei ole, siis me oleme kurvad. Vähemalt mina tunnen nii ja mina tean nii, et seal on nii palju asju, meil on läheduse puudus, meil on kurbus, meil on igatsus, meil on pettumused, meil on seal sisemisel lapsel nii palju asju, et me põhimõtteliselt regressiooniteraapias tegelemegi enamus ajas sisemise lapsega. Ehk siis teisisõnu küsin siis nagu poolnaljaga, ma küsin siis uuesti. Et sisemine laps, et ta on siis, kas ta on siis nagu see vajaka jäänud tähelepanu vajadus lapsepõlvest, mis on üle kandunud nüüd siis siia täiskasvanu ikka, sest et kui ma siin kuulan, eks ole, ma saan sust aru, aga ma mõtlen selle peale, et kui palju ma igapäevaselt täiskasvanud Krisina 3-4-aastase mehena täna mõtlen igapäevaselt mingites tegevustes või kohtades, see on mu sisemise lapse täitmata vajadus või et mis mu sisemine laps mõtleb. Mitte, peaaegu et never ever, on ju. Ma saan sellest kontseptsioonist aru, aga ka mina ei saa lõpuni aru tegelikult selle olemusest. Ja ma ei koge teda sellisel viisil niimoodi, nagu sina kirjeldad. Ma sain aru sellest näites, kui sa tõid mu näite laste mängimisega. Ma olen väga mänguline isa, mul väga meeldib enda lapsega mängida. Ja ma mängin barbidega siin ja igast mingite loomakestega ja teen mingid rollimänge ja endale taga ja mis iganes veel. Aga ma ka alati ei viitsi, alati ei suuda. Ma märkan neid hetki. Eile see ütlus, et valisin vist endale vanemad, tegelikult tuligi sellest, et ei viitsinud naine mängida temaga õhtu peale tööd, kui koju jõudis hilja. Ja mina siis ka siin, kui ta siin palus mingid asju teha, mingi merimaa mäng, hüppab vaibale ja põrandale, ja ma tundsin, et ma lihtsalt ei viitsi neid. Lihtsalt ei viitsi talle korrutada merimaa, et hüppab samal ajal, et tal on jube fun, ja tegin hästi kiiresti, siis ta solvus, et umbes nii kiiresti tohi, ja ütlesin, et palun mängi oma ette, viimased pool nüüd saab magama, ma tahan lihtsalt korraks, ma tahtsin näidata naisele ühte lühikest videot YouTube'is, mis ma leidsin üks mingi mindset, mingi vestlus ühest podcastist. Tahtsin lihtsalt korraks rahu lihtsalt, mis on täiesti elementaarne inimlik, kui sa terve päev teenid teisi. Ja siis lihtsalt sealt tekkiski see koht, ta sai nagu haigeteni mänginud taga ja ma saan sellest täiesti aru. Ja siis on hetki, kus ma olengi see laps, kes läheb ja taga või olen kuskil, ma ei tea, sünnipäeval, kuskil võõra lapse sünnipäeval või mängin teiste võõraste lastega samamoodi mingi kolli või kedagi. Hea meelega mängin, mul ei ole nagu probleemi laps olla, aga alati ei suuda. Aga nüüd tekib ikka see küsimus, et kuidas siis nüüd seda sisemist last nagu mõista paremini, et samasti võiks öelda, et need kõik kogemused, mida me kogeme või tunde, mis esile tulevad, et ma tahan jäätist. Aga võib-olla lihtsalt
mul on suhkrusõltuvus. ja, sa pead kus ma aru saan sellest, et kus see soov nagu tuleb, miks me, või mis hetkest ma saan panna selle nüüd tiitli sinna, et näed, see on sisemise lapse soov ja teine pool on see, et aga ei, see on tegelikult reaalse elu nagu probleem, sul on sõltuvus või sa lihtsalt tahad emotsionaalselt täita ennast. Et võib-olla see küsimus, kuidas seda piirist õhku tundub olevat väga hästi nagu õhku piir, on ju selle vahel, et kust maalt ma saan tegelikult aru sellest, et nüüd ma mõistan seda paremini. Ja ma ei tea, kas oskad isegi vastata niimoodi, aga... Ma oskan sellele vastata niimoodi, et kui sa oled endaga kontaktis seesmiselt, sa tead, kes sa oled, siis sa oskad ka endas hinnata seda, kas on sisemine laps, kas on suhkrusõltuvus, kas on lihtsalt mingisugune häda, sest me ei saa seda veisist teada. Aga mis tähendab kontaktis endaga? Mõni võib öelda, et aga ma olen ju Toomas, ma olen kontaktis. Ja, sa oled Toomas, okei, aga tunnetega kontaktis. Kus on see minu tunne, sest me ümber, kui ma olen sinuga siin juba koos, siis me oleme ühes energia väljas. Ma pean ennast väga hästi tunnetama, et ma räägiksin enda tähendusrikkast kohast, et ma ei tahaks sulle meeldida, on ju. See on jälle tunnetus, et ma tahan endale täna meeldida. Ma tahan endaga kontaktis olla. See ei ole üldse lihtne minu jaoks olnud. Kui meil on 10 inimest toas ja ma pean seal ennast üles leidma, kõik on võõrad ka veel, on ju, et mul ei ole mingit lugu ka seal, siis ma pean enda energiat üles leidma. Saad mu põhimõttest aru, et seal, see ongi indikaator nagu, et kui ma olen endaga ühenduses, siis minu sees tulevad need vastused väga lihtsalt, kes see jäätis tahab. Ja vahest võin ka nalja teha, on ju, et kes see jäätis tahab. Aga minu mõte on see, et kui ja sisemine laps on hüljatud sellega, et oli nagu oli minu lapsepõlv, las ta oli, ma ei vaata sinna enam mitte kunagi, sest seal oli nii nõme. Ma olen nüüd suur ja ma teen oma asju, ajan oma rida, siis seal tekib see koht, et kas sa päriselt tunned rõõmu? Mina igal juhul ei suutnud seda rõõmu endas üles leida. See võib olla igal inimesel erinev, kuigi mina seda ei usu, aga see on minu uskumus ja see on minu see tõde, see nibu. Aga lihtsalt ongi see koht, et minu jaoks sisemine laps on ülioluline, sest ma olen näinud teraapias ju nii palju inimesi. Ja tänaseks ma saan öelda seda, et ma näen tänavapildis inimesi. Nad on suured kehad, aga kõik on väikest lapsed, eriti just selle emotsionaalse koha pealt. Ma olen ise see olnud ja ma näen, kuidas inimesed vajavad seda emotsionaalset tuge. Ja seda ei vaja suur, seda vajab väike. Emotsionaalset kuulamist, toetust, seda vajab meie väike laps sees. Seda ei vaja suur. Kui me oskaks kõik enda suurena enda väikest last sees toetada, siis me oleksime palju õnnelikumad. Aga me tihtilugu ei oska, kui meil ei ole eeskuju olnud ees. Ja sellepärast ongi me mõtleme küll, et mis need teraapiad, mis kõik on mingid terapeudid, värgid. Ei, tegelikult me oleme lihtsalt kõik inimesed, jah, see on tembeldatud kuskil mingis teraapiaks, on ju, ja meil tuleb endale see koht võib-olla, et isse ma pean sellele maksma mingi, aga jah, me ju oleme siin ühes ruumis ja me saame üksteisele toeks olla, kui me oleme ühes energia väljas. Kui sa tunned kutset, siis järelikult midagi seal on. Et mina usun nagu seda poolt ja sisemine laps, tõesti ma näen väga vähe täiskasvanud inimesi emotsionaalselt, nagu selles mõttes. Ma olen neid hakanud juba nägema, väga tore, siis see tähendab, et minu emotsionaalne tase on ka tõusnud natuke parema koha peale, aga ma näen tänavapildis väga palju inimesi, kes on emotsionaalselt katki. Ja nad vajavad seda toetust ja see on sisemine laps nendes, kes seda vajab. Ja siis mul on lihtsam ka teraapiat teha inimesega, kui ma olen iseenda sisemise lapse kontaktis, ma olen kogenud võib-olla seda hüljatust ja seda üksi olemist ja seda kõike nagu, siis mul on nii lihtne mõista.
ma näen seda väikest last nende sees, et minu jaoks on sisemine laps ülioluline tegelane meie elus ja see on seotud lapsepõlvega ja see on see bla 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 bla, aga see, kes ütleb see bla 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 bla, siis ta saab endale otsa vaadata, et miks see on nii bla 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 bla. Et mis seal siis lapsepõlves oli, et sa ikka veel räägid endale seda lugu, et see on see bla 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 koht. Kui see nüüd aitas, kui see nüüd kuidagi, siis ma olen hästi nagu tõetruu sellele sisemise lapse tervenemisele, sest ma olen näinud inimesi nii palju tervenemas ja ma olen ise nii suure tohutu pöörde teinud just tänu sellele tervenemisele. Jaa, ei, loomulikult aitas lahti mõtestada seda. Davai. Mul tuli taustal ka see meelde, et saate alguses jäi välja ütlemata ka see, et tegelikult on ju kõikidele üritustele ja teraapiatele on tegelikult ju ka sooduskood, mida jagada on sügav puudutus. Ja. Me siin praegu räägime holistilisest lähenemisest ehk tegelikult ühest teraapia vormist ja me siin jõuame varsti ka FPR hingamise juurde saate lõpu poole. Ja suhteteraapia tuleb järgmise segmendina ette meil, et siis kui keegi kuulab ja tunneb, et tahab ennast poputada või tulla sinuga vestlema, siis tegelikult selle koodiga siis saab kasutada seda kas kodukal otse või siis kirjutada sulle selle märksõna näiteks või? Jaa, võib otse kirjutada, võib kodukal, et holistiline elustiil. Ja tuletan ka meelde, et looduslaagritele on ka sooduskood Loodus on hea ja looduslaagrid.ee. Yes. Ja looduslaagrid.ee ja holistiline elustiil.ee. Ja. Panen selle siia kirja ja teine oli holistiline elustiil. Stiilne peab olema. Jaa. Siis tuleks vaata, natuke lähme nagu selle juurde, mis me rääkisime ka, et lõigata läbi liinid enda esivanematega ja mitte edasi anda seda, mida meil on antud, mis on siis nii-öelda halb. Head võib edasi anda, kui see on inimest tema kasvu ja arengut teeniv ja toetav, aga kõik see piirab ja kuidagi võimendaga inimest alla surub võib-olla või materdab, siis seda võiks mitte edasi anda. Kuidas sina 4 lapse emana täna oskad öelda või anda nõu, et kuidas elada ja kasvatada lapsi niimoodi, et traumasid ei põhjusta? Sest mulle täna tundub, et see on vältimatu. Jaa, see on vältimatu ja täiesti nõus sinuga, et see on vältimatu ja ma jällegi jõuan selleni, et kui me oleme endaga joondunud kohal ja kuulame last, siis me ei tekita. Aga kui me hakkame seda enda lugu rääkima, siis see ongi nende jaoks juba, ma saan aru, et me räägime seda, et on külm ja praegu õues on ju, et me paneme praegu jalanõud jalga. Ma ei räägi mitte sellest, vaid kui ta tuleb, räägib näiteks mingit, ma toon sellise variandi, et laps tuleb, ma räägin enda loo, siis mul on 11-aastane laps hakkab mulle näitama telefonist, et ta hüppas rattaga, ilgelt äge oli, kuskil hüpekas käis on ja tuleb emal näita, mitte isal on ja isa võib-olla oleks teistmoodi reageerinud, aga hakkab mulle näitama seda, mul kohe tuleb, pole veel vaadanudki, juba mõte hakkab kerima, et mis mõttes, kus kohas sa hüppasid ja kui ma näen seda videot, siis juba mingid, ratas läheb katki, keegi võib haiget saada, need niisugused, need mingid, ja siis järsku ma hingasin ja poiss oli juba kadunud on ju. Sest ta ei viitsi seda, et niikuinii mind vastu võtta. Näed, jälle tegin valesti midagi. Siis ma natuke hingasin ja siis ma ütlesin, et kuule, tule näita mulle uuesti, et tegelikult on see päris põnev. Lülitasin ennast ümber, saad aru, selleks, et okei, ma saan aru, jah, ma olen ema, aga me ei pea olema sellised emad. Me saame olla niisugused lahedad ka, et kuule, tule näita mulle. Ma nüüd olen valmis vaatama, et see tuli nii ootamatult, et see ongi see turvalise ruumi loomine, et oota, et ma pean selleks valmistuma. Sa tahad mulle näidata, kuidas sa rattaga hüppad, oota, ema valmistub ja siis sa näitad, võtad selle nagu turvaliselt vastu, on ju. Aga tihti lugu me lähme hästi nagu mingi pum, kõik käib ja see ongi minu meelest see koht, kus me loome seda ebaturvalisust. Ja pärast õnneks ta tuli, näitas, ma ütlesin, et okei, et päris lahe, et häälestasid selleks, et ma võtan selle vastu, et ta on ju täna praegu siin, kõik on ju korras ja ta hüppas, jumal äge, ta on ju poiss, ta tahabki ju hüpata, aga see ei käi nii automaatselt nagu meil,
et nüüd ma olen hästi turvaline ja teen selle. Et siis see koht tekitabki meile traumasid minu meelest, vähemalt minule endale. Aga kust jookseb piir, nagu ma toon nagu näite sulle enda, et ma ei tea, lähen näitan või tuleb näitab, mul küll täna poega ei ole, aga poeg tuleb näitab mulle, paps, tšeki seda, vaata, kuidas me siin poistega tegime eile seal võtsime, ma ei tea, jõime õlut, vaata seda videot, vend teeb niimoodi, et nagu kas siuksed videos on internetis levimas, kus tehakse, noored teevad debiilsusi lihtsalt ja siis filmivad seda ja levitavad seda, irvitavad ja ise ju mäletan ka noorena, jube fun oli teha, jube naljakas oli. Tegelikult siis arugi, et võib-olla sa lõhkusid kellegi auto ära või kellegi kodu mingi elemendi ära kuskil. Jube naljakas oli. Sa ei mõtle üldse tegelikult, mis kahju tegelikult tekitad. Et kuidas sa siis sellele reageerid, see on siis, sest siis on ka tegelikult tema tegi oma tunde põhiselt sel hetkel, selle järgi, mis tundus õige. Ja tahab jagada, vaata kui ägeda, me panime siin pits viina alla esimest korda peole sõbraga koos. Näiteks, ma toon näite. Mitte, et ma oleks teinud seda, aga ma kujutan ette, kuidas osad noored poisid juba teevad ja hooplevad sellega. Et kuidas sa siis sellele nagu reageerid? Tule näite uuesti, nii lahe. Nii lahe on tõesti. Jah, et seal seda kohta ei oleks, et seal peaks olema rohkem selline, kuidas ma mõtlen, see on päris keeruline koht on ju. Sest see viib lõpuks selleni, et kui head saab ema lisa näete halba asja, siis ma ei usalda enam, näite, ma hakkan varjama ja läheb või tullemaks. Et usaldus kaob ära lihtsalt. Just. Aga seal ongi jällegi see turvalise ruumi siis loomine. Ja seal siis jääda neutraalseks selle koha pealt, et just energia on hästi oluline. Et laps tajub tegelikult seda energiat, et ma ei tea, emal või isal hakkas seal enda lugu rääkima ja tegelikult ta mind ei kuula ja ta ei tahagi tegelikult mind kuulata või ühesõnaga minu jaoks on hästi oluline seal koha peal see energia joondus. Ja tegeledagi siis ennem sellega, et olgu, et ma kuulsin, et sa tahad mulle näidata sellist videot. Ma praegu korraks tunnen, et see on minu jaoks, ma räägin nagu enda, kui minu peaks tulema niimoodi, siis ma ütlen, et minu jaoks on see natuke valus ja võib-olla selline intensiivne koht praegu minus, et ma natukene valmistun selleks ette, et sa mulle seda näitad, et ma praegu hetkel kohe seda vaadata ei saa. Siin on see piir, sa ilusti selgelt seda ütled, siis sa tegeled endaga, et kuidas olla siis see neutraalne energia seal. Ja isegi kui tema naerab, sa ei naera temaga kaasa, et ütlegi, nii lae, see ei ole nagu okei. Siis sa kuuladki teda, sa ei saa ka olla mingit, issa ma olen nüüd ohver, et ma olen nii kurb, et mu laps niimoodi tegi, või et ma olen ilgelt vihane, et mu laps niimoodi tegi. Seal tuleb mängu see avatud südame koht. Ma avan oma südame, ma proovin mõista ja proovin küsida selliseid küsimusi, mis teda avavad, mis last avavad. Et näiteks küsingi, et kas sul oli näiteks seal hea olla, et kuidas sa ennast täna tunned, kui see oli eile on ju, et kuidas sa täna ennast tunned ja kas sul oli seal hea olla ja kuidas te saite sõbralikult läbi. Lähenen siis sellise, ütleme võib-olla kavalalt, aga mitte enda kasu püüdlikult, vaid proovin temas nagu seda teadvust avardada ja proovin ise aru saada, mis värk on. Et ta tahaks mulle veel seda rääkida. Mul selliseid kohti on tütrega, päris niisuguseid kohti ei ole, aga selle suurema tütrega on olnud igast kohti ju läbi oldud ja võib-olla see on ka mul natukene siis selline koht, kus ma saan juba teada, et need kohad võivad tulla, aga see turvalise ruumi loomine tuleb teadlikkusest. Et see ei saa tulla lihtsalt niimoodi üle öö, et ma nüüd hakkan seda tegema, et see on enda, nagu sa pead endaga olema kontaktis ja kas sa tahad teada, mis su laps teeb? Kas sa tahad ausalt teada, mida ta teeb? Sest mul suurem tütar varjaski ja rääkiski igasuguseid lugusid, mida ma uskuma jäin, mis mulle olid nagu paremad, sest ma kasvatasin teda nagu ebaturvalises ruumis. Täna ma tahaks luua just seda teist poolt, et okei, kas sa tahad veel midagi rääkida, on ju? Ja siis tood selle enda poole välja, et ma ei tea siis, mida ma tahaks talle öelda, et kui ta on 14-aastane, siis ma ütlen, ma väga ei tahaks, et sa niimoodi jooksid seal pitsist, et see on päris nagu karm alkohol ja võib teha, ma ei tea, mürgitust või nagu mingid asjad võivad tulla on ja võib, et peaasi, et sul oleks hea olla ja mina tunnen, et see ei ole nagu see koht, kus sul oleks hea olla.
et proovida nagu seda kohta rohkem tuua talle nähtavaks. Et aga kui sa tunned, et see on sinu koht ja et sa tahad seal olla, siis ma ei saa ka sul kätt ette panna, sest see on sinu tee ja sinu valik. Aga ma ise näen, et me võiks mingeid teisi asju teha.